Vasta vaikusega ja vasta vaikusest. Selline oleks minu soovitus sulle, kui sa leiad ennast kunagi emotsionaalsest draamast. Kui sa leiad, et sa oled kaasatud mingisugusesse emotsionaalsesse draamasse, millel pole otsa ega algust ja kus tegelikult ei ole võimalik enam mitte midagi ära lahendada. Kui sa avastad, et sa oled sattunud sellisesse ohver, päästja, agressor kolmnurka või et lihtsalt keegi teine emotsionaalselt manipuleerib sinuga ja sa päris täpselt ei saa aru, et nagu kus need niidikesed on, kus need konksud üldse on ja et kuidas tegelikult teine inimene tuli ja võttis emotsionaalselt või mentaalselt kogu minu elu üle. Vasta vaikusega ja vasta vaikusest. On mitmeid nõuandeid, mida ma saaksin sulle anda, et sa sellesse mängu ei satuks, aga kui sa selles mängus juba oled, siis alustuseks loo distants, astu eemale, loo enda sees see vaikus. Sa aru, mis toimub. Sa endast objektiivselt aru ja siis mitte ei reageeri, vaid vastad teadlikult vaikusest. Ja vasta vaikusega on kohti, kus ainus viis emotsionaalsest draamast välja on lõpetades selle teise inimese tähelepanu energiaga toitmise. Ehk siis vasta vaikusega, ära vasta mitte midagi. Vahet ei ole, kui palju teine inimene jaurab, vahet ei ole, kui halvasti ta sinu kohta ütleb. See kehtib muide nii lähisuhetes kui ka sotsiaalmeedias. Vasta vaikusega. Inimesed, kes üritavad niimoodi sinu tähelepanu välja manipuleerida, vaikus on nende jaoks talumatu. Nad ei jää sinuga pikalt seda mängu mängima, sinuga ei ole võimalik seda mängu mängida, kui sa vastad vaikusega. Aga see vaikust peab tulema keskmest. Kui sa vastad vaikusega, see lõpetab väga paljud emotsionaalsed draamad, väga paljud konfliktid. Ja muide vaikusest leiad sa üles ka oma enda sisemised konfliktid ja tegelikult ka need sõltuvused, mis panevad üldse sind sellised mänge kaasa mängima. Vasta vaikusega ja vasta vaikusest.